tere, mina olen Vilma Tatar, mina olen toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli lektor. Põhiliselt on minu alaks siis piimatehnoloogia, aga tänapäeval on ka kõik see seotud teiste tehnoloogiatega. Ja täna ma näitan siis teile sellist ühte osa oma päevatööst, mida ma küll iga päev ei tee, aga kogu aeg mul on ikkagi pildil see nii-öelda oma uuring, see on siis lambapiima ja kitsepiima monitooring. Uurin lambapiima, kitsepiima koostist, omadusi. Nii, nüüd hakkame määrama siis kaseini mitsellide suurusjaotust. Mul on olemas siin proovid, mis on kogutud lammastelt ja nüüd ma siis hakkan neid individuaalselt analüüsima. Nii et ma võtan siit praegu esimese proovi ja kõigepealt ma teen siis sellesse tuubi, teen siis lahuse, ma pean teda hästi palju lahjendama, sest lambapiim sisaldab palju rohkem kuivainet kui lehmapiim. Natuke laiemalt võib-olla sellest, et mis see kasein siis on piimas. Et kasein on ainult piimas, teda ei ole kuskil mujal mahlades ega veres. Tema on piimavalk ja kõige rohkem valkudest piimas ongi kaseini. Ja just kaseinist sõltub siis nende fermenteeritud toodete, olgu ta siis jogurt või kohupiim või hapukoor, samuti juust, selle väljatulek, selle kalgenemisprotsessi kiirus ja lisan sinna siis lambapiima ja lahjendan selle siis selles lahustis ära. Ja nüüd ma peaks teda natukene siis segama, et loksutada ei tohi, sest mullid, mis võivad tekkida, need siis jällegi ei ole head määramisel, et ta peab olema väga ühtlane. Nüüd on ta ilusti siis ära segatud, nüüd ma võtan ta lahti. Ja nüüd ma peaks siis ühesõnaga selle lahuse ära filtreerima ja filtreerima sellepärast, et lambapiim sisaldab ka suuremaid osakesi kui kasein. Nüüd ma siis võtan siit lahuse süstlaga, võtan süstla ära ja asendan selle filtriga. Täna me siis teeme siia veel need 10 proovi juurde ja siis teeme jälle sellise kokkuvõtte ja hindame siis keskmist. Nii, ja ma teen siis valgu analüüsi. Et kui rääkida nüüd erinevate piimade töötlemisest, siis tegelikult ei ole vahet, neid töödeldakse samamoodi ja tulemused on küll veidi erinevad, aga mis on tõesti erinev, on maitsed. Kitsepiimatoodetel on oma spetsiifiline maitse, samuti lambapiimatoodetel oma spetsiifiline maitse, mis erineb lehmapiimatoodetest. Esiteks kitsepiimas on rohkem sellised rasvhappeid nagu kapriin ja kaprüülhappe ja ka need on teatud lõhnade ja maitsetega. Ja kui need domineerivad seal kitsepiimas, siis sellised maitsed tulevad ka toodetele, mis ei ole sugugi paha. Nii et mina ütlen ikkagi, et just juustud nii kitse kui lambapiimast on ikka väga väärtuslikud ja just sobib hästi, need piimad sobivad hästi nendeks toodeteks. Et ma näen praegu siit tulemustest, et meie tänase määramise keskmine kaseini mitselli suurus on 179,5 nanomeetrit. Välja on tulnud tegelikult üks piik keskmisena, et see on väga hea näitaja. Toiduteadus on väga oluline valdkond, sellepärast, et süüa tahame kogu aeg.